universumi kohtuseadused. Mis on meie õigused? Meie õigused on muidugi olla õnnelik ja igavene ja teadvustada, et me oleme igavesed ja kõik on hästi ja armastava Jumal on siin ja praegu või universumi teadus. See on nagu kinnas, paned kinda kätte, mõni kinnas on väike, mõni suur, mõni paras, mõni halba materjaliga sinu jaoks. Mõned on, mõni kinnas istub täpselt ja meie ka eeldame siis, kuna hing on täiuslik ja igavene, ta eeldab, et selles maailmas ei ole surma, iha, viha, kadedust, konflikte. Ta nagu eeldab seda, kuna tal on see omadus olemas, eks ta kõik me alateadlikult või igavikuliselt oma hinges sügaval teame, et kõik on hästi ja ma väärin armastuse seaduse järgi armastust ja armastada kõike tingimusteta, eks ju. Et see on meil sisse kodeeritud, see on meie omadus, meie olemuse omadus. Ja sellepärast ongi nii, et sest samastamistest ma olen nii palju rääkinud, ma olen see keha, ma olen rahvusrikas, noor, vaene, ilus, kole, tugev, mitte tugev, terve, mitte terve ja nii edasi. See kahesus. Aga me millegipärast eeldame, kuna see on see hinge, see hingevärk on nagu absoluutne Jumalgi, siis ta nagu eeldab, et siin on ka kõik absoluutne selles maailmas. Aga see on hoopis teine energia, ka jumalik energia, Jumalast lahutama materiaalne energia. Ja see näitabki meie haigust ja meie siis sellist, et me ise samastame ka mateeria, kuhu me tahab närvi. Ühe inimese läheb hääl närvi, teisel inimesel läheb elu kontseptsioon närvi, teise inimese suhtes tema välimus, kolmanda suhtes see, et ta on nii uhke ja vastik ja talle ei meeldi, ta hoopis kuulab seda muusikat, mis mulle ei meeldi. Või ma ei tea, niimoodi lõputult jätkata, eks ju, aga universumi kohtuseaduse järgi meil ei ole õigust. Ühegi elusolandi suhtes mingit pretensioone esitada ainult, kui me läbi armastuse lapsevanemana, kohtunikuna, kuningana, õpetajana, eks ju, seal on ka teatud tarma nagu sotsiaalsed sellised ka seadused, kus sa tohid kasutada siis ranguse ja kriitika energiat, aga siis, kui sa oled armastuses. Et lapsevanem ka, jah, seda ma just ütlesin. Et vot nii ongi. Et nii, kui siin midagi ärritab, nii see on sümptom sellest, et kas sa pead filosoofiliselt ennast ravima, ma ei tea, läbi palve ravima, et tekiks see tänulikkus ja alandlikkus ja saad aru, et kõige kõrgem tegeleb kõigega. Siin on oma töölõik, oma vastutused, okei, see on teine jutt, aga see, kui sa ärritada, sulle meeldi midagi, see on su valikuvabadus. Ongi erinevad maitsed aga kui sa muutud nagu see hakkab sinu headust pärssima, seda armastusenergiat, tuled juba see iha, viha ja kadeduse momente, siis tuleb härra karma, heade halbade tegude järelmõju ja soovib meil palju õnne surmasünni tsüklis samsaaras. Jätkame siis oma seda kahesuse tralli, pime, valge, hea ja halb ja siis seal hinges on siis suur, sügav must auk. Kuna me ikka tahame alateadlikult Jumalat edasi mängida, et kõik meie järgi läheks. Nii ka maha rahune, kui kogu maailm oleks nagu see kinnas, istuks mulle täpselt kätte. Taiboh, see kinnas ei sobi mulle, need saavad minu iha ja viha ja kadeduse kibestumise energia.